Nii, tere kõigile! Mul on nii hea meel tervitada teid, kes te täna siia naiste ettevõtlusjuttude laivi olete jõudnud ja kes ka järgi vaatavad. Mina olen Sandra, virtuaalne assistent ja mul on täna suur rõõm vestelda siin inimesega, kelle töö ja olemine räägib justkui rahulikust vastujõust sellele lärmavale sotsiaalmeedia maailmale. Meil on külas siis Heidi Blumberg, kes on ettevõtja, mentor, koolitaja, terapeut ja veel paljugi muud, kellelt sa saad täna kuulda, kuidas on võimalik teha äri ilma kogu aeg nähtal olemata. Ja mis veel kõige olulisem, nii et see ka töötab. Nagu alati kutsun ma sind ka juba alguses kaasa mõtlema ja jagama, kui sul tekib mõtteid või küsimusi, jaga neid julgelt siia kommentaaridesse. Me saame neid arutelusse sisse tuua ja laivi lõpus küsimustele vastata. Ja laivi lõpus loosime välja ka aktiivsete vahel Heidi raamatu Introverdist ekstraverdiks, sisemisest varjust välja, mis on muideks paberkandjal füüsiliselt, mis on just minu jaoks eriti tore, sest mina alati väga fännan paberraamatuid. Aga Heidi, enne kui me sukeldume sisuturundusse ja nähtavuse teemadesse, räägime natuke sinu enda loost ka. Räägi alustuseks sellest, et kuidas sina jõudsid ettevõtluseni? Mis oli see, mis sind selle sammuni viis? Nii et hei kõikidele Sandrale ja kõikidele kuulajatele, vaatajatele, võite julgelt siin Zoomis kaamerad sisse panna, siis meil on nagu siin suurem ruum teiega rääkida ja tõesti kõige aktiivsem küsija ja vastaja saab siis selle raamatu kas siis valida kas Smartposti või siis ma pakkusin ka Sandrale välja, et võime koos lõunal käia selle võitjaga, et siis saad kõik oma küsimused mult ära küsida, nii et see on ka Rahvaraamatus Apollos olemas, et kui sa täna ei võida, siis ära heida meelt, aga ma valisin jah täna siis, mikspärast ma olen või kaua ma olen ettevõtja olnud, siis tegelikult ma ei tohiks vist nii kaua öeldagi, sest see natuke juba minu vanust nagu siin juba peegeldab, aga oma esimese ettevõtte siis ma juba 2001. aastal nii-öelda ostsin, nii et ma olen päris pikalt olnud ettevõtja ja online'i maailmas ma tegelikult olen olnud 1995. aastast, mõtle kui ammu on ju. Nii et mõni võib-olla ei ole siis veel sündinudki olnud, kui mina siin juba foorumit tegin ja online tooteid, jah. Nii et selles mõttes, et päris põnev ja et võib-olla sul nagu natuke seda ajalimiiti panna, et kui kaua ma olen sellega olnud, siis ma hakkasin tõsisemalt täiskohaga online turunduses ja üldse turunduses 4 lapse emana toimetama. Mul lapsed olid siis 10 aasta jooksul siis 4 last on ju, päris selline tore maraton on ju. Mu noorem laps oli just 2-aastane 2016 aastal ja ma oma emalt, kui mu ema kolis, siis ma sain talt sellise telefoniraamatu, ma ei tea, kas te veel mäletate neid telefoniraamatuid, see ei olegi nii väga ammu, see siin on 2015-16 telefoniraamat, et kus siis oligi, sa ajasidki näpuga seda rida, nii et mina alustasin siis online äri, vaata kui ammu on ju. Et laste kõrvalt on see väga tore vaadata, siis ma alustasingi augustis nii-öelda 9 aastat tagasi online äri, siis kui mu laps läks lastesõime 2-aastaselt, siis ma hakkasin osalise ajaga siis sellega toimetama ja juba esimesel aastal oli minu käive 100 000 eurot Eestis. Nii et selle ajaga ma olen nüüd päris palju, eks ole, mitu miljonit siin käivet teinud. Ja võib-olla on sul ka nagu huvitav teada seda, et ma just siin paar päeva tagasi olin Maalilraakes ja siis mul on enda maalid siin taga ja siis ma ühe naisega ütlesin, et ma olen nagu nii tagasihoidlik ja introvert oma arust nagu kunagi minevikus olnud ja siis ta ütles, et tema küll ei usu, et mina kunagi introvert olen olnud, et mina olen nii selline aval ja sõbralik ja julge inimene on ju. Aga tegelikult sel hetkel, kui ma alustasin ettevõtlust ja kui ma alustasin oma online äri, ma olin väga pelglik, eks ole, et ma olin väga nagu selline, ma arvan, et kui te siin räägite oma hirmudest, et olla nähtav ja mis teised arvavad ja kõik need asjad, mis tegelikult mitte ainult naistel, ma ütlen saladuskatte all, et on ka meestel väga paljudel need asjad on ju, et mis nad minust arvavad ja kuidas ma välja näen, et siin ma nüüd olen ilma meigita siin täiesti higine siin laivis 29. juulil on ja suvel mul on tegelikult puhkus praegu ja ma ei oleks niimoodi kindlasti laivi tulnud 9 aastat tagasi, eks ole.
et see kõik on kõva trenn olnud ja see raamat ka, see introvertsist, ekstravertsist, sisemisest varjust välja on väga palju tulnud ka sellega tööriisade, mida ma olen kasutanud. Nii et päris pikk tee. Ja muidugi, kui me räägime sellest, et kui kaua ma olen olnud, siis need asjad, mis 2016 aastal töötasid, enam ei tööta absoluutselt, on ju, te teate seda, on ju. Ja kasvõi see telefoniraamat, nii et iga aasta tegelikult praegu, kui on ai välja tulnud, siis võib öelda ka, et need asjad, mis 3 kuud tagasi töötasid, enam ei tööta, on ju, jah. Nii et kõik see on nii suures muutumises, et jah, ma olen ka öelnud väga tihti, et ettevõtlus on enesearengu teekond, aga see ongi pidevalt väga põnev ka samas, on ju. ja vaatad, mis teised teevad, on ju, laias maailmas, et ma olen väga palju erinevatel koolitusi ju 100 000 eurode eest oma tiimile endale ostnud, et kõike seda kaasas käia ja oma kliente toetada ja praegu ka väga paljud need, kes online maailmas ju teevad nii-öelda laineid löövad, on tegelikult minu mastermind'i kaaslased ja nii edasi, on ju. et see on nagu äärmiselt põnev olnud vaadata, et mis üldse toimub ja lapsi samas kasvatada, eks. väga vinge teekond on selles mõttes tõesti sul jah. olnud, Heidi. aga kui sa nüüd vaatad tagasi, kas sa mäletad, et millised olid sinu esimesed sammud üldse ettevõtjana? Ja et esimene asi oli see väriseva käega loomulikult ettevõtte loomine, sest tänapäeval vist juba räägitakse, et sa ei pea kohe ettevõtet looma, seda osaühingut registreerima, siis mina olin see, et mina esimese sammuna muidugi lõin selle ettevõtte ära ja siis oli tükk maad sellist hingetõmbepausi, et mis nüüd edasi, on ju. Sest ega ju siis ju mingeid mentoreid eriti ei olnud ja ma hakkasin tasapisi siis ise pusima ja esimene samm, mis minul oli, võib-olla Sandra, sul on tore kuulda, aga ma palkasin oma esimese virtuaalse assistendi. Aa, Ja see ei olnud, tol ajal ei olnud neid siin Liinal ja Õnnelal ja neid virtuaalassistente koole ega koolitusi, vaid tegelikult ju pidi ju ise kõik leiutama, onju. jah. Nii et see on nagu päris äge teekond olnud kõike proovida, neid erinevaid platvorme, mis töötab ja mis eesti keeles töötab, mis ei tööta ja kuidas siis saab ja nii edasi. Ja minu esimene nii-öelda assistent oli tegelikult minu koduabiline. nii et ka, et ma jälle väidan ka, et tegelikult iga inimese saab nii-öelda, igaüks on võimeline olema see assistent, on ju, et ma sellepärast ka toetan, on ju, et siin assistendi areng on ainult lihtsalt üks koht paljudes asjades, on ju. aga minu koduabiline, kes oli mul aastaid olnud, ma ütlesin, kuule, nüüd on asjad niimoodi, on ju. et nüüd on vaja seda teha, on ju. ja siis Marjali oli siis mul 5 aastat oli mul tööl minu assistendina, enne kui ta läks siis selle aja jooksul ta lõpetas ülikooli ja sai 3 last, kui ta mul oli siin assistent ja kõik nii edasi. aga see oli see, mis tegelikult aitas mind väga palju edasi, sest noh, ikkagi see on ikka päris tore, kui sa saad nagu täna tulla siia sulle külaliseks, et sa ei pea ise kõiki neid vaatama, et kuhu gruppi ma siis nagu nüüd postitan, onju. ja see teekond on olnud päris huvitav, sest praegu ma olen selles olukorras, kus tegelikult mul ei olegi assistenti. või õigemini on niimoodi, et kui on midagi väga vaja teha, aga tänu nendele samadele ai tööriistadele tegelikult enam ei olegi väga vaja, on ju, neid asju teha, mida need assistendid teevad, et ma just ka tõin välja ühe uuringu, mis nüüd on selle aasta juulikuuks on tulnud välja uuring, et tegelikult kõige rohkem töökohti nagu kaotabki ju vaata selle tehnika valdkonnas, on ju, et inimesed hakkavad ise neid asju tegema ja tegelikult see on niivõrd lihtne, kui sa õpid ära, aga sul peab olema see tahtmine, et sa tahad seda õppida, et mul oli samamoodi alguses oli aastaid, et mina ei ole arvutiinimene. ma ei ole üldse mingi tehnikainimene ja mina ei hakka vaatama, kuhu see läheb, see video on ju. aga tegelikult kõik on võimalik see ära õppida, aga alguses on alati hea, keegi sul hoiab kätt, kes juba seda teeb ja nii-öelda coach ib su nendest asjadest läbi, on ju või siis ise ära õppida, sest mina ettevõtjana, ma arvan, ma olen ise mingi 3 WordPressi kodulehekülge ise endale ehitanud, enne kui ma spetsialistile asja usaldaksin, nii et kõik need vead on nagu läbi tehtud, on ju, et hakkad ise kõik õppida ära. noh, praegu ma ikkagi oskan kõiki asju teha, mis mul äris vaja on ju, ma ei tea, uudiskirju saata, Canvat kujundada, kõiki asju on ju, Zoomi, kõiki asju. sa pead neid teadma, sest siis sa tead ka, mida nagu oodata sellelt oma abiliselt, on ju. nii et see on olnud paras selline tore teekond, aga ma jah, kõikidel soovitan, et proovi endale leida inimene, kes natukene sind, kui sa oled ikka päris selles mustas augus, et sa ei tea mitte midagi, kus tehnika käib, et siis minu esimene samm oli siis tõesti, et ma ütlesin Maarjalile, et kuule, nüüd on selline lugu, et nüüd on vaja see asi ära õppida.
ja just see tegelikult, et üks asi on see tõesti, et tänapäeval on nii lihtne ise neid asju ära õppida, aga tegelikult on ka see, et noh, et võib-olla jääb aega hoopis puudu, et tegelikult lihtsalt ei jõua kõike ära teha, et isegi kui Just. ja mõned asjad lihtsalt on sellised, mis nagu väga ikkagi ei meeldi, et no ei ole sinu rida. Mhm. Aga Heidi, kui sa mõtled oma ettevõtluse peale täna, siis mis osa sellest sulle kõige rohkem rõõmu pakub nüüd? Et mis sind kõige rohkem Mm. käivitab? No mulle meeldib, see võib olla jälle väga imelik kõikide kuulata, aga mulle meeldib videosid teha, onju. Et mul on Youtube'i kanal Heidi Plumberg, mul on Facebooki grupid, ma teen laive igapäevaselt, ma olen 8 aastat iga esmaspäeval kell 12 teinud tunnise laivi. 8 aastat järjest, noh juulikuud välja arvatud ja jõulud onju. Aga see on ka, et alguses ma ei julgenud videot teha, et kui keegi tahab vaadata mu Youtube'i kanalil on isegi mu esimene video olemas, mis tuli väga raskelt ja mis tuli coach'i abiga, jah. Nii et kõik need nähtavuse hirmud ja see asi, et aga mulle päriselt meeldib inimestega päriselt suhelda ja te ka olge siin hästi usinad chatis, kirjutage oma kaasavõtte. Tuletan meelde, et see raamat on täiesti sinu, onju. Kas sa siis üle Eestimaa võin tulla sinuga lõunale või siis tõesti Smartposti, kuidas sa ise valid. Et laske aga küsimustel tulla ja taipamistel, mis teil praegu tuleb, võib-olla midagi sul enda teekonnaga läheb ka siin tunned, et vot ma olen ka praegu just täpselt seal, mida Heidi räägib, onju, et siis lase näppudel ilusti käia, et ole aktiivne. Ja just tänane auhind on tõesti minu meelest ka väga magus. Aga lähme siis tänase teema juurde. See on miski, mis puudutab tegelikult väga paljusid, ka mind ennast. See nähtavuse surve, et peaks kogu aeg postitama ja rohkem olema nähtav, näitama ennast, sotsiaalmeedias aktiivne olema, onju. Et see on ka minu jaoks tegelikult olnud päris suur väljakutse. Ja ma tunnen, et ma olengi pigem see tüüp, kes tahabki rohkem omaette nokitseda, teha oma asja ja mitte ennast kogu aeg siis kuskil näidata ja reklaamida. Ja siis räägimegi täna sellest siis, et kuidas on võimalik äri teha ja kliente leida ilma pidevalt pildis olemata, on ju, ja läbi põlemata, et ei peaks pidevalt seda survet tundma, et või niisugust tõestamise survet tundma. Mhm. Ja just sellepärast siis ongi meil siin täna Heidi, kes on selle kõigega tegelikult siis ise omal viisil toimetanud, on ju, ja leidnud tee, mis töötabki täpselt niimoodi. Aga Heidi, ma annan siis sõna kohe sulle üle, aga enne veel ma kutsuksin siis jagama ka meie kuulajaid-vaatajaid kommentaaridesse, et kas sina ka tunned praegu, et turundusega tegelemine kurnab sind ja milline osa siis sellest kõige rohkem? Aga palun, Heidi, lava on nüüd sinu. Nii ja suur tänu ja ma kõigepealt siis alustan võib-olla sellest, et et võib-olla ma tahaksin teada, et kes sa siin täna oled kuulamas, vaatamas, et anna mulle 1-10 märku, et kui sa arvad, et kui väga sa julgeksid ennast päriselt näidata oma klientidele, jah. Et 1 on siis see, et ma üldse ei tahaks näidata, 0 on siis see, et kindlasti mitte, onju, ja 10 on see, et väga iga päev olen nii vabalt, tulen ja osalen ja pane mulle seal lihtsalt üks number siia chati. Et siis ma tean, et kus kohas sa täpselt üldse oled ja siis ma tean natukene, mida ma sind võib-olla natuke rohkem midagi, mida vähem räägin, nii et pane see chati või siis Facebooki grupi siia sama kommentaaridesse, onju. Et mis sul see number on siis, mis sa ise nagu arvad, et 1 on see, et ma pigem nagu hoiaksin tagaplaanile, 10 on see, et pole probleemi, jah. Ja pole probleemi üldse kuskil, kogu aeg tahaks ja keegi kutsub mind, Sandra kutsub esinema, kohe küsin, kas homme saab, onju, jah. Ja pigem siis, kui see 5-6 on, noh, võin, onju, pean hullult, noh, ma ei tea, ettevalmistusi tegema, et vaatama, et mul vibe oleks õige ja kõike muu selline ka. Nii et anna mulle teada, mis su number siin on, ma annan sulle natukene aega ja siis ma jagan ka slaide, sest ma ise olen hästi visuaalne inimene, mulle meeldib lugeda ka asju, nii et ma siin ilusad slaidid, mis Lilli mulle tegi. Nii, ja alustame siis, kuidas olla siis nähtav turunduses jäädes ise varju, nii et kui väga sa tahaksid varjus olla ka, ütle mulle siis seda ka, et jaa, kes siin tahaks olla varjus, sest no ütleme nii, et ma olen iga aasta juulikuus kuu aega maha võtnud ajas ja meil müügid on samad, mis juunikuus. Kas sulle see meeldiks või? Jah, nii et
päris hea ja sama on jõulude ajal, et jõulude ajal ka lapsed on, ma tuletan sulle meelde, et mul on 4 last, on ju, üks on juba välja kolinud, teine kolib kohe järgmine kuu Tallinnasse, aga no usud mind, et sa jõulude ajal ei taha ka müüa ja videosid iga päev teha, nii et anna mulle teada, kuidas see sulle meeldiks. ja, ja nagu siis ka, miks sa üldse mind peaksid kuulama täna, on siis see ka, et ma olen nagu nii palju asju, vaata, terapeut, miks ma terapeudiks hakkasin või õppisin välja juba üle 16 aasta tagasi, sellepärast, et ma olen introvert, eks ole. oli probleeme, hirme ja siis ma õppisin, et teistel on ka, ma võin ju neid ka aidata, onju. Ja ma olin terapeudina olin ka väga kaua olin peidus, jah, hästi hoitud saladus nii-öelda, jah. Nii et kui sina arvad ka, et sa oled hästi hoitud saladus, siis see tänane koolitus on täiesti sulle. Samamoodi 4 lapse emana, ma ütlen ausalt ka, täna on ka ma isegi, kui mu lapsed on juba suured, on ju, mu noorim on alles 10 küll, aga noh, vanemad on juba ega ei hängi muga iga päev, on ju. Siis on see koht, et miks ma peaksin olema arvutis ja tegema kogu aeg, nägema vaeva, postitama, möllama, kui ma tegelikult saaksin veeta kvaliteetaega oma lähedastega, on ju. Et ma arvan, et need tööriistad, mis tänapäeval saadaval on ju, need võimalused, siis seda peaksid kõik inimesed kasutama. Jah, et sa saaksid rohkem oma vanematega, oma lähedastega käia jõusaalis, käia trennis, juba 10 000 sammu tegemine päevas võtab üle tunni aja ära, on ju. Et kõik need asjad, mõtle need rahulikult läbi, et kas sul oleks mõistlik rahulikult maha istuda ja vaadata, kuidas sa saad võimalikult lihtsaks selle enda jaoks teha. Sest nagu ma ütlesin, ma täna armastan laive teha, aga ma ei tee neid ka praegu juulikuus, on ju, sest sa pead puhkama, su aju peab puhkama lihtsalt, et need uued ideed tulevad. Eile õhtul ma juba istusin kontorisse, läksin kontorisse, mul on eraldi ka kontor ja istusin seal jahedas mõnusas kontoris ja tegin kursuse valmis. Aga mul oli selleks vaja siis jaanipäevast peale puhata, on ju, et seda teha, on ju. Ja siis olen ka siis abielus, ehk siis noh, neid rolle on nii palju, on ju, meil kõikidel naistel eriti, on ju, et sa pead koristama, no okei, mul käib koduabiline, aga ikkagi sa tegelikult pead issand palju iga päev lastega, sa pead kogu aeg lapiga vahepeal siin pubekatel järel käima. Minu visioon on siis aidata 1000 inimestel leida viis muuta oma elu lihtsate sammudega, mida jagatakse minu kursustel, raamatus ja üritustel. Et tegelikult on mul 5 raamatut, nüüd see on esimene eesti keeles, on ju, ja need on Amazonis siis nähtaval, kui sa seal otsid. Nii et see sai kirja mul aastaid tagasi, see visioon ja seda ma siin tasapisi siis punitan, on ju, ja teil ka täna see on see, et aidata sul teha lihtsamalt elu elada, on ju, et sa ei tunne kogu aeg seda survet, et et mul müüki ei ole, siis ma ei ole videos või ma ei ole postitanud ammu, on ju. Et tegelikult ei ole see ja näha ka neid inimesi, kes minu juurde tulevad ja kuidas nende elud muutuvad, on ju, et siin tõesti väikeste lastega emad ja nii edasi. Et mis siis tulebki see viga, et kui sa nagu ei tea neid asju, siis esimene viga ongi see üleväsimus ja läbipõlemine. Et sa lihtsalt rapsid ringi ja sa mõtled, et issand jumal, ma olen juba, ma ei tea, 3 nädalat postitanud iga päev ja mitte ühtegi klienti ei tule. Ma ei tea, kui paljud te olete selles kohas olnud. Ja see teebki seda, kui sa ei tea, kuidas süsteemid käivad, on ju, see teebki seda üleväsimust ja läbipõlemist ja sa lihtsalt sunnidki ennast näiteks iga päev näitama ja pärast, kes tahab vaadata seda väsinud inimest iga päev, on ju. Jah, inimesed, mida sotsiaalmeedias inimesed tegelikult tahavad, nad tahavad ju fun'i saada, on ju. Jah, näha ilusaid, rõõmsaid inimesi ja meelelahutus. Sotsiaalmeedia on tegelikult meelelahutus, keegi ei. Sina ka ei ole täna webinarid siin, et ma ei tea, pisaraid valada, on ju. Teine viga on, mida sa võib-olla tunned ära, et see tänane webinar on sulle, on siis see, et kui sa pidevalt turundamas, aga tulemused on paigal. Et siis tõesti, et sa näed, et sa kogu aeg teed midagi, aga see ei tööta. Nii et siin on ka, et kui näiteks sa oled selles kohas, et kliendid ostavad ühe korra ja kaovad, jah, see on täiesti ükskõik, kas sul on toote või teenuse äri, on ju, kui me räägime sellest teemast täna, on ju, et sa võid müüa, ma ei tea, küünlaid või online kursuseid või ma ei tea, aiakujundust või mida iganes, on ju, siin see teema ei ole üldse oluline, mis valdkonnas sa oled. Muide, väga vahva oleks, kui sa paneksid, mis valdkonnas sa toimetad, on ju, et saab ka üksteisega tuttavaks, võib-olla saad mõne kliendi siit, on ju, keegi ütleb, ma just otsin aiakujundajat, on ju, jah. Nii et ja see on see ühekordne ost, on ju, mis siis on siis see viga, et inimesed kogu aeg sahmivad ja ütlevad, jah, jumal küll, et nüüd on tehtud, on ju. Ja siis ei saagi seda käivet üles, sellepärast et see klient tuleb ja siis ta ostab ühest kohast ja siis ta ostab teise kohast ja see klient ei olegi lojaalne, on ju.
ja sa ei kasvata eluaegset väärtust, et kui me räägime kliendist, on ju, no ma olen ise turundaja, on ju, majandusturundus ja müügiesindaja kutse on mul, on ju, nii et me räägime ikkagi eluaegne väärtus, on ju, mis on siis kliendile, on ju, nii et noh, mina ka, kui ma hakkan nagu kedagi inimest kuskil nii-öelda platvormil või noh, oma kursuste kasvatamist, ühel hetkel ta on nii, et alguses ta on läbi põlenud, siis ta on juba nagu natuke edenenud ja pärast ta on juba päris nagu noh, elabki passiivset sissetulekust, on ju et see on see, et mul on kogu aeg midagi järgmist asja sellele kliendile pakkuda. Et ma ei rapsi ringi, et mul on ainult üks asi ja üks toode, on ju, mida ma müün, vaid mul on erinevaid tooteid, kaastooteid, asendustooteid, igast muid asju, on ju. Ja iga kord pead uuesti müüma süsteemi pole, on ju, et see ongi see, et sa iga kord ongi see, järgmiseks ma räägin launch imisest, ehk siis kuidas sa toodet siis müüa, on erinevad viisid, on ju. Ehk siis sa pead kogu aeg uuesti jälle trillalla-trallalla, on ju, jälle ostke minu toodet, on ju. Ja varsti juba mõtled, et issand, ma ju kogu aeg ainult ühte asja räägingi, on ju, et kuidas nad ära ei tüdine, on ju. Jah. Nii et see on tõesti, et kui sa, kas sa leiad, et sul on siin midagi, siit midagi kõnetab sind, on ju, siis sa ütled chatis ka, et mis sind täpsemalt kõnetab, et võib-olla sul ongi see, et sa ühe kliendi, sul ei ole nagu pikemaajalist viisi, et mul on mõned kliendid ikkagi olnud minuga aastaid ja aastaid, on ju, ja mitte sellepärast, et nad ei saa probleemist üle, vaid nende probleemid muutuvad, on ju, jah, et ma just tegin ka oma Youtube'i kanalile, sa võid minna vaadata, Heidi Plumberg e-kaldkriips Youtube on mul siis Maria Palusalu üks osa, kus ma näitan, kuidas Maria on mulle teinud vist 14 tagasisidet, video tagasisidet aastate jooksul ja kuidas siis on ta muutunud ja mis need tagasisidet on muutunud ja päris huvitav vaatamine, selline tunnine video, et kus on nagu näed ka, et oh, väga äge on ju, areng on toimunud, on ju. Et need muutused kogu aeg ju, sa ise muutud elus, on ju. Ja sul soovid muutuvad, on ju. Võib-olla su nišš muutub, on ju. Mina näiteks mul oli Eesti emade esimene membership, on ju, emmede membership. Praegu mul enam ei kõneta, on ju, see emmede teema, mis ei tähenda, et mul see membership, mul on need kursused kõik olemas, et kuidas lapsed energeetiliselt terveks hoida ja kuidas toetada oma last ja kuidas panna laps õppima ja kuidas panna laps tervislikult toituma. Mul on need asjad kõik olemas, aga see ei ole enam, kes ma praegu olen, on ju. Ma olen praegu juba selles kohas oma elus, et ma nagu enam ei taha ise seda teha, on ju, mul ei ole neid väikseid lapsi, neid muresid ei ole enam, mis tookord olid aktiivsed, on ju, kui mu lapsed väiksed olid. Nii et ka sina ise muutud oma äris, on ju, sul erinevad mõtted tulevad, erinevad suunad tulevad. See on väga normaalne, on ju, et see ei ole, et mida sa nüüd valid praegu, et ma ei tea, valid oma, ma ei tea, brändivärvid või brändilause või kursuse pealkirja või kodulehekülje pealkirja, Facebooki lehe pealkirja. Ma julgen sulle käsi südamele panna, öelda, et see muutub sul kindlasti lähema 3 aasta jooksul, on ju, et pigem tee need väiksed seda otsused hästi ruttu ära, sest need, kes otsustavad hästi ruttu, need on edukamad, on ju. Nii et ma ei tea, kas see kõnetab sind, aga tunne on, et ma pidin seda praegu rääkima. Kolmas viga on siis, sa müüd, sa surud, sa lansseerid ja siis ebaõnnestud, on ju. Ehk siis ongi see, et inimesed võtavad mingit toote, hakkavad seda müüma, müüvad seda paar kuud ja siis ütlevad, see ikka ei toimi. Jah, see ikka ei toimi või sa väsid ära, et näiteks ma just Sandra küsisin ka siin kõne alguses, et mis su human design on ju, et Sandrale nii meeldib seda kõike siin teha, et ja siis tegelikult ma ise olen ka human design'i nii-öelda coach on ju, nii-öelda olen ka seda õppinud, on ju. Ja ma alati oma klientidel siis küsin, et kuule, mis su human design on ja kui ta ei tea, on ju, samamoodi oma tiimiliikmetel on ju, ruttu vaatame ära, on ju, mis ta on ju, ja siis on juba väga hästi näha, et kuidas sa tegelikult peaksid lansseerima. Ehk siis kuidas sa peaksid seda toodet müüma, on ju. Jah, sest kui sa, noh, mina ise olen projektor, on ju ja ma tean täpselt, et kuidas mina peaksin müüma ja ma oskan öelda, kuidas generaator peaks müüma, kuidas projektor peaks müüma, kuidas manifestor peaks müüma, mis neile meeldib nagu teha, on ju. Sest tegelikult sa peaksid tegema neid asju mitte nii, et keegi ütleb, et nüüd on vaja niimoodi teha, on ju. Jah, tema teeb niimoodi, on ju, nüüd teeme kõik niimoodi. Ja usu mind, et kui ma selle 9 aasta jooksul ma olen üsna palju olnud kaasajooksjad ka, on ju, et mingi uus coach ütleb, väga hea pakkumine on ju, 3 tonni on ju, mingi kursus on ju, ma õpetan sulle, et kuidas seda asja teha ja mina olen naksti kohal, ostan ära on ju, sest raha ju on ju firmal on ju. Ja siis mõtled, kuule, see mulle ikka üldse ei sobi. Et ma julgen öelda, mul on mitmeid kordi see olnud. Jah, nii et kuni ma siis sain nagu selle aru, et tegelikult noh, mul ongi nagu oma viis ja ma pean seda oma viit nagu arendama ja on kindel süsteem, mis siis olemas peab, et me räägime süsteemist ka kohe.
nii et kuidas teid see kõnetab, et sa vaatad ja keegi ütleb, et vot nüüd on selline asi, nüüd teeme kõik väljakutseid, jah, igaüks teeb väljakutseid, onju, ja iga päev 2 videot, onju, ja õhtul on 2 tundi veel küsimuste-vastuse live. jah, ma võin pea anda, et enamus ei suudaks seda teha, onju. kui ta ei ole siis generaator, onju. nii et mina ka ei suuda, onju, ma olen projektor, mina võib-olla 3 korda videot jõuan teha ja 2 tugikõnes on sussid püsti, siis pean 3 päeva puhkama, onju, jah. nii et see on lihtsalt, sa pead arvestama, et see ei ole mõeldud selleks, et keegi nüüd teeb ja siis sa pead täpselt samamoodi tegema. nii et ma olen ka vahepeal vaadanud näpsus umbes, et oh, nii ägedalt nad teevad siin neid asju, keegi, kes teeb, onju. ja minu puhul see üldse ei toimikski, onju. see ei toimiks minu energias üldse, onju, sest see ei ole minu tugevus, onju. minu tugevus on hoopis see, et projektoritel on tugevus, et ma näen seda suurt pilti ja ma tahangi öelda, et vot see on sul puudu, onju. onju, sa teed hoopis valet asja, et sa peaksid hoopis toda asja tegema, onju. nii et ka see müügitrikid, need asjad kõik need tegelikult ei toimi, kui sa ei tee seda enda moodi, kuidas sina ise nagu võiksid teha ja ma räägin ka siis, kuidas seda siis võiks teha nagu peidus olles, kuidas ma alustasin peidus olles, jah. ja mis siis selle tulemusel ongi siis seda kuivab kuni järgmise kampaaniani, et väga paljudel on see, et ta müüb ühe asja maha ja siis pool aastat mitte midagi ei müü, onju. teebki siis, tegeleb selle, ma ei tea, toote-teenuse nii-öelda üleandmisena kliendiga, ütleme siis nii, onju. ja ongi siis see promo või paanikarežiim, onju, et ongi see, issand, see launch on nii suur, onju, oh, mul on see, onju, pea plahvatab, onju. ja see on paanikarežiim, et kus siis tuleb järgmine klient. ja iga kuu tundub nagu alustaksid nullist, jah, et see on siis see, et sa kogu aeg proovid seda müüa ja kogu aeg on tunne, et justkui nagu keegi ei taha su asju ja tegelikult see muidugi ei ole tõsi, sest inimesed lihtsalt tahavad küll, aga sa teed natuke valesti seda. nii et kogu asi siis taandub sellele, et sul ei ole igapäevaselt müüvat süsteemi. nii et mis mina ka siis alguses tegin, oli, miks ma siis assistenti vajasin, et ma lõin siis igasugused igihaljad pakkumised, onju, evergreen pakkumised, nii et noh, tegelikult ka praegu, kui ma ei tea, keegi mul midagi ostab, onju, siis ta ostab midagi, mis ma olen juba ära teinud, onju. nii et ma ei pea, pea nii-öelda müüma kogu aeg nagu hakkama nullist kõike tegema, onju ja mul on siis erinevad pakkumised ja mul on ka väikepakkumised, et noh, tegelikult ütlen ka, et mitte kõik inimesed ei ole valmis kohe sinu toodet ja teenust ostma, ilmselt olete sellest aru saanud, onju, jah. kõik ei taha kohe sinu toodet, teenust osta, aga nad tahaksid seda maitseproovi saada, onju, ükskõik mis valdkonnas sa oled, et kui sa paned mulle alla, mis valdkonnas sa oled, ma võin öelda, mis need maitseproovid võivad siis olla, onju. et ja noh, ma ütlen näiteks minul näiteks maitseproov on mul näiteks www.stardipauk.ee on mul siis 14 eurot kuus kogukond naistele, kes tahavad online tooteid arendada, onju. nii et seal saab siis juba õppida, onju, seal on mul videod, need asjad. ja seal on 1 tugikõne kuus, onju. et see sobib sellisele, kes tahab nagu väikse raha eest hakata õppima ja kui ta on juba mingi käipe valmis saanud, siis ta ütleb, okei, ma tahan tulla nüüd Heidi sulle suuremasse programmi, onju, kus ma saan sinuga kokku iga nädal näiteks, onju, jah, onju. nii et sa peadki vaatama, et mis on siis, mis need põhiasjad siis tegelikult ju üldse turundusest on, kui me räägime üldse turundusest, on ju, siis on meil ju, ma vaatan oma märkmed välja, millest ma tahtsin rääkida siin ja ongi siis, et sa pead ju midagi, sa pead midagi lubama ju kliendile, mingit tulemust, on ju, siis sa pead ju näitama tõestust selles, et jah, et tegelikult vaata, et tema on saanud seda, on ju, kui ma ütlen teile, et näed, vaata, Maria on seda saanud, on ju, jah. siis ma pean näitama seda protsessi, on ju, kuidas see toimib, ütlengi, et vot iga nädal näiteks saame kokku ja siis vaatame edasi, mis saanud on ju, siis järgmise sammu edasi, on ju. ja siis ma võin rääkida sellest auhinnast, on ju, sellest 4. sammust, on ju, ehk siis vot, et siis ma luban sulle, et noh, 3 kuu pärast sa oled selles kohas, on ju, kui sa neid asju jätkad, on ju. nii et tegelikult siin ongi siis just vaja seda ehitada usaldust, anda siis väärtustada seda, mida sa teed ise ka, et sa nagu, keegi meist ju ei taha ju müüa mingeid asju, mis sa ei usu sellesse asjasse, on ju. sa ikkagi räägid ja müüd ju sellist asja, mida sa ise ju tegelikult noh, ma eeldan, et te kõik ju müüte seda, mis sulle väga endale meeldib, on ju. jah. ja kui sa müüd midagi, mis sulle väga meeldib iga päev, on ju,
et sa räägid sellest mingist väga heast, ütleme nii, et sa käid teatrietendusel, onju. Ja siis sa räägid, et et nii hea, see oli ikka nii hea teatrietendus, onju. Ja sa võid rääkida kõikidele inimestele, onju, kui see tõesti sulle väga suure mulje jättis, onju. nii et sa peaksid oma toote-teenuse kohta samamoodi tundma energeetiliselt, onju. Enda sees, et see on täiesti noh, kui nad selle nüüd nagu võtavad selle toote, et tegelikult nad saavad 10 korda rohkem kasu kui selle raha eest, onju. Et see on nagu vajagi mõelda, mis need erinevad pakkumised sul on, et kaardistada need erinevad pakkumised, et üks pakkumine ei ole piisav, onju. Üks pakkumine, sa mõtled ühe pakkumise välja, see ei ole piisav, onju. Nii et nagu ma rääkisin, on meil siis kaastooted, asendustooted, ülesmüügid, allamüügid, onju. Et erinevad asjad, sa pead mõtlema välja selle, et kuidas sul see asi toimib, onju. Et kui ta nüüd näiteks liitub su meililistiga, mis on see järgmine samm, mida ta sealt teeb, onju. Mida ta siis ostab, onju. Mis ta edasi juhib, onju. Ja see on nagu siis selline hea asi. Ja liigu üle elamisest voogu, et vabaneda pidevast on olekut, et sa pead kogu aeg olema, see on nupp, et sa kogu aeg nagu oled nagu tööl, on ju, jah. Nii et ma ei tea, kui palju te seda aru saate, et eriti kodus töötades, on ju, et sul justkui see saada sellest rapsimisest välja, et saada aru, et mis sulle endal sobib, mida sa nagu näiteks praegu turunduses oled valmis tegema. Kas sa oled valmis näiteks, ma ei tea, Facebooki postitusi tegema, kas sa oled valmis Canvas mingi pildi disainima, kas sa oled valmis mingi blogipostituse tegema, kas sa oled valmis tulema näiteks Sandra külaliseks, on ju, rääkima oma tootest, teenusest, on ju. Et mis oleks sulle kõige vähem pingutust nõutav asi, on ju? Mis oleks sulle kõige lihtsam? Ja siis muuta kõik, mis on ebastabiilne, stabiilseks sinu elus. On ju? Muuta kõik siis sellest, et ta ongi stabiilne, luua endale see stabiilne kliendivoog, on ju, leppida kokku siis, et sa ei tööta selle kliendiga ühekordselt, vaid ikka mitmekordselt, mingi kindel püsiv leping, on ju. Sellised asjad, mis tegelikult annavad sulle just seda turvalisust, on ju. Mis annavad su kehale turvalisust ja siis sa saad nagu selle ümber nagu ja tegutseda edasi, on ju. Ja mis on sulle nagu sellised asjad, mis sa oleksid nagu valmis tegema, on ju. Sa kindlasti oled valmis midagi tegema, nii et ja väga palju praegu on ju muutumas see asi, et inimesed ju enam ei otsi enam Google'is, on ju. Inimesed ei otsi, et see SEO on tore ja kõik on ju, noh, võib ikka on ju, mingid inimesed ikka otsivad. Aga inimesed otsivad nüüd ju ChatGPT-s, on ju. On ju. Nii et vaadata, et kuhu see kogu see asi siis nagu liigub, on ju. Ja tõesti, see on imelihtne tõesti chatile öelda näiteks, et kirjuta mulle 1000-sõnaline blogipost näiteks 3 kasust, mida annab siis näiteks igapäevane trenn, on ju, depressiooni vähenemiseks, on ju. Ja ta nagu kirjutab selle artikli ja sa võid selle kohta teha siis, ma ei tea, videosid, postitusi, blogiposte, emaile, on ju, igasuguseid asju, mis aitavad inimestel mõista, et mis tal sinu teenust on siis vaja, on ju, kui sa näiteks oled treener, on ju, siis see on väga hea mõte, et kuidas chatilt küsida, et mida sisu teha, et seal ei pea olema kõike seda nii hullult palju taga ja siis just sa saaksid selle endale, et teha need asjad ära ja vaadata, kuidas nad toimima hakkavad, mis on sulle tõesti kõige lihtsamad asjad teha, on ju. Nii et mida ma annaks sulle täna siit kaasa, et sa siin otse osaled ja vaatad seda, et tee nimekirja oma viimase 12 kuu pakkumist, sa võid täitsa screenshot'i sellest slaidist siin teha. Et kas see skaleerub ilma sinuta, jah? Et kas ta on tõesti, et kas sul on see pakkumisega, on sul võimalik seda pakkumist nagu müüa mitmetele inimestele, on skaleerimine, on ju. Kas see viib kuhugi või on tupik, et sul ei ole mõtet teha mingeid pakkumisi, mis kuhugi ei vii, on ju. On ju. Kas sa saad selle üle anda ilma mingi keerulise olukorrata, et lihtsalt ja kergelt, no ma ütlen näiteks, et väga lihtsalt saad sa selle müüa, see teenuse või toote, on ju. Ja kui vastus on ei, siis on aeg lihtsustada, sest noh, tänapäeval on ikkagi inimesed on laisad, on ju, ja nad teevad seda, mida nad näevad rohkem oma silmade ees, mida nad tahavad rohkem, mis on neile nagu tuleb koju kätte, ütleme siis nii, on ju, jah. Ja mida lihtsam on sinu teenuse see varieerumine, kõige noh,
mida su klient tahab, et sa saad talle pakkuda neid erinevaid asju, et ta ei lähe sinna, mis on siis see nii-öelda see squirrel efekt, on ju, et ta läheb otsib mingi teise pakkuja juures seda, mida sina tegelikult saad ka pakkuda, on ju. jah. Nii et mõtle rahulikult välja, et mis on need asjad, mida sa saad pakkuda, kuidas saad võimalikult paljudele inimestele seda pakkuda, on ju, või kuidas saad hinda tõsta, on ju. jah, kui sa tõesti müüdki ainult ühele inimesele seda asja, siis müü siis pigem juba kõrgema hinnaga, on ju. on ju. nii et siin on jälle see eneseväärtustamise teema. Nii et keskendu vähematele ja strateegilistematele pakkumistele, on ju. jah, nii et mina olin ka alguses täpselt see, et mul aastaid tegelikult, siiamaani mul tegelikult tuleb igast häid ideid kogu aeg, on ju, et võiks seda õpetada, võiks toda teha, on ju. Seda webinari võiks teha, on ju, seda väljakutset võiks teha. aga ma tegelikult mõtlengi, et mis on siis see strateegiline, mida ma praegu võiksin pakkuda, mis oleks nagu see tõeliselt, et see, kui klient ei oleks minuga kohtunud, et mis tal elus jääks muutumata, on ju. Disaini teekond ühelt pakkumiselt järgmisele. jah, et ongi erinev pakkumine, et alustab siit, on ju, siis lähme sinna, on ju, siis läheme sinna, on ju, et näita kliendile juba, mis teda ees ootab. jah. Loo süsteem, mis töötab ka siis, kui sina puhkad. ehk siis siin tuleb imeliselt appi siis igasugune postituste ajastamine. et noh, see on tõesti tänu chatile ma võin öelda, et 1-2 tunniga saab 30 päeva postitused ilusti ära ajastada, on ju. et see ei ole tegelikult mingi maailma lõpp, on ju, et isegi kui sa kellega assistendile seda tasud, seda siis 30 päeva on su postitused siis sinu lehel nähtaval, on ju. on ju. nii et see on tõesti nii, et sa ajastad selle postituse või video või mis iganes sa tahad ja set it and forget it mõtteviis, ehk siis sa teed selle ühe ära, sa unustad juba selle ära, on ju. nii et sa pead mõtlema, et mis sa siis saad juba ette ära teha, et sul oleks lihtsam, mitte sa iga päev ei tee seda Facebooki postitust, on ju, vaid sa võtad ka aja ja lähedki, istudki maha ja teed need asjad ära, mis sul vaja teha on, on ju. sama on see ka, et sa võid kasvõi 5 euri eest adsi jooksma panna endale, on ju, mingi asjaga, kuhu siis klient viib siis järgmise sammu juurde, on ju. ja see järgmine samm ei saa olla, et võõras klient ostab 200 eurose kursuse, on ju. on ju. nii et seda peab rahulikult mõtlema, et mis see järgmine samm siis on ju, et oleks mõistlik, on ju. nii. jaga siis, mis sul juba siit küsimused, igast asjad on, küsi julgelt ja anna kindlasti teada ka, millega sa tegeled siis, on ju. nii. ja 3 punkti siis, mis sulle võiks meelde jätta, on siis ära tee siis sisu iga päev, on ju. Seepärast, et kui sa oled no tõesti ütled ka, oled introvert, ei taha seda videot teha, siis ütle mulle ja kui sa saad aru, et sul on paremaid ja halvemaid päevi, on ju. jah. ja kuni selleni välja, et paremaid ja halvemaid aasta, mina näiteks suvel nagu üldse ei, noh, ma ütlen juulikuus mulle toimub kõik paremini, kui on külm, ütleme siis nii. talvel on palju lihtsam tööd teha kui suvel. jah, mitte ainult sellepärast, et mul sega ei tahaks, aga lihtsalt nii palav on, et mul lihtsalt mõte ei tööta nii, nagu ma tahaks, on ju. jah. nii et ja samamoodi, kui sa tead, mis su human design on või tead, kuidas sinu, ma ei tea, tsükkel on ju naisena töötab, see on ju samamoodi, et see on ju iga päev on naistel erinev, meestel on kõik ühesugused päevad, on ju. jah. aga naistel ei ole, on ju. jah. nii et sul on kindlad päevad, millal sa oled eriti särav videos, on ju. jah. nii et ja see on ka, et sa saad neid asju taaskasutada, on ju. nii et taaskasuta, et ühe postituse saab panna 7 erinevatesse kanalitesse. ma vahepeal panen ühe postituse 45 erinevasse kanalisse korraga. on ju. et ma praegu kasutan Facebooki pilte, mis ma olen teinud isegi võib-olla mingi 5 aastat tagasi. Karma postitusi samamoodi, et sa ei pea isegi uudiskirju, on ju. jah, nii et ma ei pea kogu aeg hakkama kõike nullist nagu üles mõtlema, et mida ma tegema pean. ma teen mingi asja ära ja ma kasutan ja ma ei mõtle, et issand, see klient nägi seda postitust juba, ma ei tea, 3 kuud tagasi, on ju. sest klient vahetuvad, on ju, ja kui me räägime Facebookist, Instagramist, siis tegelikult ega kõik su tuttavad ei näe korraga su postitusi, on ju. on ju, see näitab ikkagi väga väiksele hulgale inimestele sinu postitusi. Siis loo igihaljas pakkumine, mis ei sõltu sinust. tõesti, kui sa oled introvert, oled see, et sa ei taha näoga olla sees, siis mõtle see pakkumine, mis ei sõltu sinust. jah, ja mida inimesed ka siis soovitaksid, ütleks, et oo, et ta on nii hea selles, et ma soovitan sulle ka seda inimest, on ju.
mõtle siis see pakkumine endale välja ja see pakkumine tegelikult võiks tulla, mis on võimalikult lihtne ja kerge ja samamoodi ta võiks kasutada sinu kompetentse, mis sul olemas on ju. Minu pakkumised on väga palju seotud sellega, et ma olen ise kliiniline hüpnoterapeut, ma olen coach, on ju, ma olen majandusmagister, on ju, ma olen müügiesindaja, ma olen kõiki neid online kursuseid teinud ja üle 300 online kursuse, on ju. Nii et neid kompetentse ma iga päev kasutan, on ju. Nii et sul on ka erinevaid kompetentse, mida kasutada ja sisse panna siis neid asju, on ju. Ja kui see pakkumine on nii hea, siis inimesed ostavad seda ka siis, kui sina magad, on ju. Jah. Nii et sa ei pea selle pärast muretsema, nii et sa ei pea olema pildis, et ma olen ostnud, noh, kui sa vaatad nagu online pildis nagu ringi, siis ei osteta ju ainult ilusate naiste käest asju, on ju. On täiesti kiilakad mehed ja vanad mehed ja kellelt ostetakse asju või siis naistelt, kes isegi ei ole noored, on ju. Et kui ikka see teema sind väga huvitab, siis sa ostad ükskõik, kui see inimene sulle isegi ei meeldi. Nii et tegelikult siin ei ole tegelikult müügis ei ole väga oluline, mu see inimene hullult peaks meeldima. Piisab, et ma õpin sellest midagi, mis aitab minul näiteks rohkem, ma ei tea, kas vaba aega saada või rohkem raha saada või midagi paremaks minu elu muuta, on ju, tervem olla, on ju. Jah. Nii et mõtle, et kui sul see kõik asi ei tööta, siis ilmselt see pakkumine ei ole sul väga hea, on ju. Et sa pead otse endale vaatama, et kuidas saad see pakkumist paremaks teha. Siis ja alati ka, et enne tee süsteem siis turund, et sul ei ole mõtet lihtsalt hakata mingit asja tegema ja mõtlema, et kuule, et ma hakkan mingit webinari väljakutset tegema, aga sul ei olegi asja, mida müüa pärast, on ju. Jah, seda ma näen ka, et paljud nagu lihtsalt hakkavad mingeid, ma ei tea, videosid tegema, hakkavad midagi rääkima lihtsalt selleks, et rääkida, on ju. Aga sul peaks olema ka midagi, mis sa pakud siis seal lõpuks, on ju. Call to action, on ju. Nii et see peaks olema siis turundus siis süsteem, et pidev promopaanika režiim on siis see, kui sul ei ole süsteemi, on ju, et sa kogu aeg mõtled, mida ma talle nüüd müün, et kas ta nüüd tahab muga seda teenust osta või toodet osta. Ja siin ongi see selgus, süsteem, nähtavus ja mõtteviis ja nähtavus võib olla ka, et praegu on, mis ma isegi katsetan, on praegu sa said AI klooni endal teha. Väga lihtsalt saad video teha, kus mina, Heidi, räägin sulle näiteks podcast'i, ilma et ma tegelikult räägiks. See on tasuta tööriist täiesti, AI tööriist, on ju. Jah, et sa võid teha seda, kui eesti keeles ei saa teha, aga näiteks inglise keeles saab teha. Mul on inglise keeles ka, on ju, äri, on ju. Et sa, tänapäeval on see kõik see, et sa ei pea enam ise üldse, sa ütled AI-le, et tee tekst näiteks sellest, et mis see pealkiri mul oligi, 3 kasu, miks sport aitab depressiooni vähendada, on ju. Ja ta teeb nagu paremini, kui ma ise oskaks, on ju. Nii et sa pead mõtlema, et kuidas seda teha ja samamoodi sa saad teha ka videosid ju niimoodi näiteks, et mina siin nurgas praegu räägin, sa näed mind slaididel videod, aga ma võiks selle vabalt kinni panna ja see oleks ikkagi väga väärtuslik sinu jaoks, on ju. Et sa ei pea ennast ka slaididel näitama, on ju. Nii, tööriistad, mis töötavad sinu eest, kaks tööriista, mis iga päev põhimõtteliselt ma ei tea, et eesti keeles mõlemad töötavad, inglise keeles töötavad ChatGPT ja Canva. Et mis tööriista ma veel kasutan, ongi siis, mis ma süsteemide kasutamiseks nagu ehitan, ma andsin Sandrale ka lingi, et see on heidiplumberg.ee/ online on, sa võid alla laadida mul PDF-i, kus mul on kõik lingid, mida ma kasutan, on ju. Et sa pead lihtsalt katsetama, vaatama, mingi tööriist toimib sulle, sul on vaja seda tööriista, mõnda sul üldse vaja ei ole. Ma ütlen ausalt, et ma olen küll igasuguseid tööriistu proovinud, mis ma vaatan, et ma tegelikult ma ei jõua seda lihtsalt ise füüsiliselt kasutada, on ju. Mu tiim ei jõua, isegi kui mul oli 5 inimest oli tiimis vahepeal, on ju, 4 assistenti, me ei jõudnud mingit tööriistu kasutada, on ju. Nii et kui sa tahad, sa võid seda alla laadida, mida ma kasutan, aga need on 2 põhist, millega sa saad praegu kõik ära tegelikult teha. Isegi ilma Canvata saad ChatGPT-ga pilte igasuguseid asju teha, on ju. Nii et see ei ole tõesti põhjus, et miks mitte alustada, sest Canva ja ma väga soovitan ka neid tasulisi versioone, on ju. Et mõlemal on väga väikse raha eest saad võtta endale siis Canva Pro või ChatGPT siis ka tasulise variandi, kus sa saad juba pilte lasta tal teha, alla laadida, fotosid lisada, on ju. Ja Canval samamoodi ta jätab meelde kõik su asjad ja muudab imekiiresti näiteks Facebooki bänneri postituseks ja vastupidi, on ju. Need slaidid on ka ju Canvas tehtud, on ju. Nii et need on need põhilised asjad, mida siis, noh, ma ütlen tõesti, igaüks võiks osata, need on väga lihtne õppida tegelikult. Ja seal on mul siis veel neid tööriistu, mida ma siis kasutan, et sa võid minna vaadata, mis meiliprogramme ma kasutan
ja muid asju. nii et seal tuleb lihtsalt hakata vaadata, et mida sa siis praegu teha saad ja siis ja tuletus ikkagi meeldetuletusele, sest ma olen ikkagi business äri coach on ju, et ettevõtte eesmärk on genereerida korduvat tulu, et kõrvaldada stress sinu elust. et sa ei tee seda ettevõtet sellepärast, et kogu aeg stressis olla, on ju. et sa teed seda sellepärast, et sa tahad elada oma unelmate elu, on ju. on ju. sa tahad saada puhkust, sa tahad olla oma armsatega koos, on ju. sa tahad, et su ettevõte maksaks sinu laste, ma ei tea, minu laste, ma ei tea, mingeid hobisid või mis iganes nad tahavad teha, on ju. ma ise tahan ka reisida, on ju, jah. nii et ettevõtte eesmärk on ikkagi sulle tulu teenida omanikuna, on ju. et sa pead looma need tooted, sest ettevõte ise seda ei tee, on ju. ja see stress on vastik ja see ei ole ju asja mõte, on ju, et sa nüüd sul on valida, kas palgatööl olla või ettevõtja, kui sa ettevõtjaks hakkad, siis sa sured sinna kätte ära, lihtsalt sa mõtledki, et mida ma nüüd järgmiseks tegema pean. sa pead tegema seda, mis sa turundusest leiad ja mis on sinu jaoks kõige vastuvõetavam. jah. nii, vaatan, kas meil on veel siis slaide. Veel on paar slaidi. nii et keskendu olulisele ja paku väärtust, on ju, et need tõesti 20% sinu panustada ajast on ettevõttele kasulik 80% ulatuses. et noh, tõesti mina töötan 1-2 päeva nädalas, mitte rohkem. jah, et miks see nii on? mida rohkem ma praegu see aasta ma olen veel vähem töötanud, on ju, sest kui sul on tiim, sa pead ju veel rohkem töötama, et ju maksta ju palkasid, on ju, ja kõiki neid makse ja kõike nii edasi. praegu mul tegelikult on väga-väga vähem läheb mul neid püsikulusid firmal, on ju. nii et tulebki nagu vaadata, mida sa praegu hetkel teha tahad, kui palju sa oled nõus panustama, on ju. et kui siin on inimesi, kes tõesti on nõus 5 päeva, 40 tundi nädalas panustama ärisse, siis sul nagu skyrocket see äri ausalt öeldes tänapäeval. et sa pead ise mõtlema, kui palju, kas on see, mida sa teed, on sul mingi pisike lisatöö, et sa teed paar tundi nädalas, kas sa teed seda rohkem, oled nõus tegema, kui palju sa oled nõus üldse oma aega panustama, sest kõik need asjad võtavad ju aega, on ju. on ju, see kõik, ega turundust sa päris nii ei saa, et sa nüüd ühtegi päeva ei tee seda turundust, on ju. et aga lihtsalt sa saad leida endale sellised sobilikud vahendid turunduseks, et kuidas seda teha ja siis loomulikult sa pead nende traumadega töötama, on ju. et kui sa kardad videot, siis sa tegelikult pead sellega töötama, et mul on näiteks Katrin, kes osales mul sellisel väljakutsel nagu kaamera enesekindluse väljakutse, et see on mul täiesti olemas ka seal stardipunktis vist jah, et kuidas saada videosse julgeda minna, onju. et seal on ka igasuguseid nippe, et kuidas siis lõpuks siis minna selle paari päevaga sinna videosse, aga sa pead lihtsalt nägema, et okei, ma kardan seda, aga tegelikult olgem ausad, sa pead selle poole püüdlema, sellepärast et kui sa oled ise nagu inimesena pildis ja videos, siis on müügid lähevad ka suuremaks. on ju, me võime rääkida seda, et joo, ma ei taha üldse kunagi ennast näidata, on ju, aga olgem ausalt, tegelikult müüginumbrid on oluliselt suuremad, kui sa päriselt julged seal kätega vehkida ja mitte ma ei ütle mingi TikToki tantsu teha, aga päriselt inimestega ikkagi rääkida, nii nagu meie siin praegu räägime. ja ma räägin ka sellest stardipaukust, ma korra juba ütlesin ja Sandra lubas mul siin natuke reklaami teile teha, et see on 14 eurot kuus ja see on siis, ongi mõeldud firma omanikele, kes on valmis kasvatama oma sissetulekut, tehes äri enda moodi, et siin on see human design'i kursused, mida sa äris peaksid arvestama ja igasuguseid muid ka, et stardipauk sa võid minna vaadata, et see on muideks meil ka registreeritud bränd Eestis. jah. nii et mina ise olen seda meelt, et igaühel meil on omad tugevused, peab lihtsalt vaatama välja, mis see sinu tugevus on ju. kuidas sa seda tööle saad panna, seal on iga kuu on üks tugikõne minuga, on ju, aga seal on väga palju valmismooduleid, mis siis, et mis seal täpselt teha siis teha, et stardipauk anda nii-öelda, sest igal hetkel sa võid anda selle stardipaugu oma firmale, sa võid olla, noh, mul on täpselt samamoodi, juulis ma nüüd ju ei ole väga palju teinud, on ju, aga võib-olla septembris, kui lapsed lähevad kooli, siis võib-olla ma annan uue stardipaugu, võib-olla ma teen mingi, mingi ürituse, on ju. nii et see on siis tõesti siis ainult 14 eurot kuus, nii kaua kui liige oled, võid tulla ka ainult 9 kuuks, on ju. ja siis nüüd ongi see küsimuste ja mõtete kohta, on ju. seda videot siin praegu mängima ei pane. et sa võid ka jälgida mind tõesti siis Instagramis, mul on Kiired elumuutja podcast, on ju, mida võid kuulata, Kiired elumuutvad koolitused Facebooki grupp,
Seda raamatut sa võid ka vaadata, Heidi Blumbergi kaldkriips raamat, jah, see saab osta 15 eurot otse minu käest postiga, autogrammiga, aga muidu nad on praegu soodushinnaga kampaaniaga Rahvaraamatus ja Apollos. Nii, aga siis ma, Sandra, annan sulle tagasi selle, sest ma loodan, ma liiga palju siin ei rääkinud, et üle aja oleme. kõik on väga hästi ja tõesti aitäh, Heidi, nii palju häid mõtteid ka minu jaoks. ma tunnen, et ma pean kindlasti ise veel ka selle üle vaatama, selle laivi, et tõesti väga-väga palju head mõtteainet. Ma vaatasin siin kommentaarides küsimusi, hetkel mul silma ei jäänudki, aga ja paljud siin kommenteerisid tegelikult ikkagi, et on neid, kellel on olemas kindlad strateegiad, et mis nendel toimib ja mida nad enda jaoks on nagu leidnud ja on ka tegelikult neid, kes alles, kellel on justkui palju mõtteid, aga ei oska ikkagi kuskilt nagu pihta hakata ja tegutsema hakata. Ehk siis sellega on inimestel ka ikkagi probleeme. Aga ma ei teagi, kas teeme äkki ära selle loosi nüüd, Ja raamatu lahti. korra need küsimused vaadata silmadega üle, äkki, mis sa arvad, Sandra, et ja Tiiu näiteks kirjutab, et see esimene enda avalikustamine on tegemata just sel põhjusel, et otsin võimalusi, kuidas seda teha selliselt, ei peaks tegema oma näoga. Just, et see on täpselt see, millest me täna rääkisime, Tiiu, ma loodan, et sa said siit mingeid ideid, mida sa saad teha. Ja see stardipunktis on tõesti, kuidas teha väljakutseid, kuidas teha webinare, kuidas meilisti üles seada endale, sest enamus tööriistu, mida ma jagan, on kõik tasuta, on ju. Või väga väikse raha eest, on ju, et mingeid asju sul on vaja ikkagi maksta, aga pigem ta tuleb ikka suht väike raha on see turunduskulu, kui sa ise teed neid asju. Ja kui sa lükkad edasi, siis seal võib ollagi see, et mikspärast inimesed lükkavad asju edasi, mul nüüd tuleb see terapeut mul sisse, coach on ju. Me lükkame asju edasi sellel põhjusel, et meil ei ole kindlat plaani. Jah, ei ole kindlat plaani, mis asju ma täna teen, täpselt need 3 asja, mis ma täna ära teen. Jah, nii et tihti on see, et kui inimesed teevad 3 asja, ma tavaliselt inimestele ütlen, oma klientidele, et 3 asja, üks asi võib olla voodi tegemine, on ju. et mis sa päevas teed, et sa liigud nagu edasi, on ju, et see on nagu väga oluline, et sa tead täpselt, mis sa pead tegema. Ja just see, et kui ei ole seda, et mida ma täpselt pean tegema, vot see on see, kus tuleb see kinniolek, sest sa ei tee mitte midagi, on ju. sa paned pea liiva alla ja ei tee mitte midagi. Nii et väga tore, näed, virtuaalsed assistendid väga paljude, samamoodi on ju, virtuaalne assistent saab ka ju tooteid välja tuua, on ju. Ise juba sinu enda sotsiaalmeedia on sinu toode, on ju, kui sa oled sotsiaalmeedia turundaja, on ju. Ma alati vaatan, kui ma endale noh, mingit kindlat sotsiaalmeedia inimest otsin, siis ma tegelikult alati ju vaatan tema profiili ka, on ju, vaatan tema Facebooki lehte, vaatan, et mis ta oskab teha seal, kas tal on 2 postitust, rohkem postitusi, mida ta seal üldse räägib endast, on ju. Et see kindlasti on pluss, kui sa natukene näed vaeva sellega, et ei ole lihtsalt mingi hinnakiri kuskil väljas, vaid natuke rohkem võib-olla näitad inimesele ennast ja mis sulle meeldib teha. Kelly kirjutab siin ägedaid lemmikloomade artikleid, just täpselt, et kogu see absoluutselt ka ju saab koostööd teha igasuguste ajakirjade ja asjadega ja see on ka üks variant, sest ka ju, see on ka ju turundus, kui ju keegi kirjutab minust artikli või ma räägin kuskil pere kodus mingi intervjuu või midagi sellist, on ju. Et siin on erinevaid variante, mida saab teha tõesti. Ja Facebooki grupid, noh, on ju, me tänagi oleme Facebooki grupis, et tegelikult see on ju täiesti tasuta kullaauk, on ju. rääkida nii palju inimesi täna, kes võib-olla ütlevad, oo, tahaks tulla Heidilt kuulama, et mis tooteid ma võiksin arendada, on ju. Kuidas neid panna tunnelisse näiteks, on ju. Ma olen ka mitmetel kursustel käinud ja olen tundnud pikalt, et ma ei ole veel piisav, et end klientidele maha müüa. Ma ei tea, kellel tuleb see nüüd üles, et ma ei ole veel piisav, ma ei ole piisavalt õppinud, et pane mulle näiteks 1 siia chati, et kui sa tunned seda, et ma olen olen seda piisavust on väga paljudel inimestel aitan üle teha, sellepärast et ka mina tundsin, ma ei ole piisav, absoluutselt, on ju, sa pead õppima, miks mul nii palju tiitleid siin on ju. Kogu aeg õpid mingi uue tööriista ära, vaata, oh ma ikka seda tegelikult sa ei pea neid asju kogu aeg uusi asju õppima piisavalt põhiliselt, mida sul eduks ju vaja on. sul on vaja oma prioriteedid paika panna, on ju, esimene asi, on ju, inimestel ei ole prioriteete paigas, mida nad tahavad teha, on ju. Mida sel aastal tahad teha või mida sel kuul kvartalis tahad teha, on ju, jah. et need prioriteedid paika panna ja siis tegevuskava selle prioriteedi jaoks, on ju, jah.
ja nii lihtne see ongi, üle 2 prioriteedi kvartalis ei ole mõtet võtta, on ju. jah, nii et sellest tulebki see, et kõik on nii palju, ma pean nii palju tegema, kuidas ma saan, on ju, kogu see jutt, on ju, jah. Ja tegelikult saab ikka aega leida, mul on väikeste laste emad, kes näiteks hommikul kell 5 ärkavad, teevad tund aega oma turundust näiteks, on ju, on ju. Et tegelikult on see ainult aja leidmine, on ju. Noh, ma ei ütle, minule näiteks ma olen ka need viie klubisid teinud enda elus, aga mulle see ei sobi, mulle tegelikult väga meeldib magada, nii et mulle täna väga sobis, et see ülekanne nii hilja on, sest isegi mul homseks maniküür ja pakkus aega kell 9 hommikul, ma ütlesin, et ei, ma magan sel ajal, on ju. et ehitadagi, on ju, oma elu selle ümber, et mida sa hetkel saad, et kui sul ongi väike laps, sorry, sa ei saagi, noh. Sa ei saa võidelda sellega, kellel ei ole lapsi, on ju. Et sa pead aru saama asjadest, kus sa praegu oma elus oled, on ju. Et see asi muutub, on ju, nagu mul praegu, et ma pean tikutulega vaatama, kes tahaks minuga täna ujuma tulla, on ju. Siis kõik ütlevad, me oleme juba nii palju ujumas käinud, on ju. Emme käsi veel ujuma tulla, on ju. et noh, ei ole seda, et sa võtad selle 2-aastase ja lähed ujuma, on ju, on ju. Nii et see elu muutub ja rutem, kui sa arvad, on ju. Ja et mõtteid on palju, see fookus ja see ongi see heli tulebki sellega, et mis sul see human design on ju, et mis sulle nagu sobib ja näiteks Sandral siin sobib on ju seda asja siin iga kuu, iga nädal või mis iganes selle asjaga teha. talle meeldib see rütm on ju, jah, et kõikidele ei sobi jälle rütm on ju. tahad valida näiteks, kui manifestorid on siin keegi, ma ei tea, kas keegi on niimoodi disainis manifestor. Kui sa tahad teada, mis su human design on, siis ma võin selle pärast lingi panna, et kus seda valida, et kui keegi ei tea. Nii, konkreetne tegevus on 7 moe ja mikspärast sa ei tee seda tegevust, mis tegelikult sind selle asjani viib, ongi see, et sul ei ole seda kindlat plaani, on ju. Need väiksed asjad tuleb ka plaani kirja panna, on ju, jah. Väike asi ka, et tee see postituse ära, lisa see link, on ju, siis teed väikse tähistamise pausi, on ju, lähed teed kohvi köögis, on ju. Et kõik sellised väiksed asjad, on ju, mis tegelikult on ja kiidad ennast, on ju, pead endale kiitusepäevikut, on ju, ja ma ei tea, kes siin ei pea kiitusepäevikut, ma väga soovitan kiitusepäevikut endale pidada. kõik mu kliendid peavad kiitusepäevikuid, kes on kallimates programmides. nii et väga hästi. ma mainin siia vahele ära, et Facebookis ma vaatasin ka kommentaare ja Triin Pärn näiteks jagab ka väga palju häid nõuandeid, mis temal töötab. et kindlasti ka soovitan pärast teistel vaadata. näiteks, et temal töötabki korraga videote tegemine, mida ta siis paar kuud niimoodi jagada saab. vaevalt nagu muret. no see olenebki, mis see human design on, et minul on ka, et ma näiteks, kui te lähete mu Youtube'i kanalile, siis sa näed mul need Youtube'i mini shorts'e. mul ei ole probleem teha 162 videot päevas või 3 podcast'i, aga see ei sobi kõikidele. on ju, see oleneb, mis see human design on ju. Podcast'e ma teen ka 3 tükki päevas valmis, on ju. kui sa vaatad jälle mu Youtube'is, mul on samad riided seljas, on ju. aga see ei sobi kõikidele. Et seda ei saa öelda, et vot tee nüüd, istu nüüd ja tee siin ära, et ei ole. paljudele sobib nii, et ma lähengi, teengi selle asja ära ja siis ma elan oma elu edasi, on ju. et sa pead vaatama, mis see human design on, mis sulle sobib, on ju, ja selle baasil see ikka on just vaja teha. mina soovin hetkel oma tööaega vähendada, aga suurendada sissetulekuid. väga õige, siis peab olema õige skaleeritav toode, on ju. et kui sa ei pea nii palju oma aega panustama, Kelly, jah. nii et minul samamoodi, et ma praegu hea meelega võtan ka üks-ühele klienti teraapiasse näiteks. lihtsalt mul on nagu see koht, et mul on nagu meeldib praegu võtta uusi kliente, et saada aru, mida inimesed vajavad ja nii edasi, on ju. et kui keegi ka tahab tulla minuga, mul on tasuta kõned, et kui keegi tahab tulla eraldi kliendiks Heidi Blumberg, kalkriips 15 on 15 minutit tasuta kõne, mis ma teen alates augustist. aga mul oli aastaid, kui ma ei võtnud üldse eraldi kliente, üks-ühele kliente üldse ei võtnud, on ju. ja siis on mingi aeg, kui ma võtan näiteks mingi, ma ei tea, 20 klienti nädalas, on ju. on ju, nii et sa pead lihtsalt tundma, mis sinu jaoks nagu sobib, on ju. ja mitte tegema neid asju, mis ei sobi sel hetkel, on ju, et sa pead vaatama, mis see sulle endale nii-öelda on. ja tõesti kasutada ära siis tõesti neid ai vahendeid erinevaid, mis ma siin tööriistades ka jagasin, on ju. ja mida rohkem sa tööriistu vaatad, seda rohkem nad ai-d ju sisse võtavad, on ju. et ka need, mis ei ole ai tööriistad, noh, Canva on ju ja nii edasi, on ju, kui me räägime siin mingitest programmidest, on ju. Nad kasutavad ju ka sedasama ai-d nii palju, et tegelikult see teeb nii palju lihtsamaks kogu selle elu.
nii, ma nüüd ei ole vaadanud jah Facebooki gruppi, kas seal on veel mingi oluline kommentaar või küsimus? Ja küsimusi ei olnudki, aga tõesti jah, Triin väga palju jagaski siin tõesti enda kogemusi ja mõtteid on siin väga palju häid. Triin mainib ka seda, et teda aitab ka väga hästi pildis hoida see iganädalane Facebooki grupi live, et tema teeb samamoodi ühes grupis selliseid laive põnevate külalistega ja siis ongi, et reklaami teeb ta ikkagi ka, tundub. ja Priit, sa võid panna, mis su human design on, siis teised näevad et jah, seda ei ole hästi palju, et mis meil nii-öelda kaasandub pagas, kus me tuleme, et siis sobib neid asju jah teha erinevaid. aga siis ma arvan, et täna vist on vastatud küsimus, kui kellelgi veel tuleb küsimusi, siis võib siia laivi alla panna, siis ma tulen hea meelega, hoian pilku peal sellele ja vastan ka või siis võib mulle otse ka kirjutada mingi küsimuse või mingi asja onju. et võime vist selle loosi nüüd ära teha just, mina panin siin vahepeal kirja endale need aktiivsed kommenteerijad, kes meil siin kaasa rääkisid. Ja Heidi, teeme siis niimoodi, et ütle mulle üks number 1-30 ja siis loosimegi välja selle inimese. Au, see on tõesti äge, et meil on 30 tublit kirjutajat siin, et tõesti võib-olla ütlengi siis 8, tuleb täna selline number. 8 on Tiina Toomet. Tema oli vist meil Zoomis, kui ma õigesti mäletan, et Tiina, anna endast märku, kas sa oled veel siin ja äkki siis Tiina võikski kirjutada näiteks sellele emailile, mis ma leidsin, et tugi@uskumused.ee, kas sobib, Heidi? ja võib mulle Messengeri või sealt, ma võin sulle ka kirjutada, kui sa kommenteerid võib-olla siin, et võid mulle meili jah kirjutada, aga on Ja. väga tore, siis teeme kas lõuna koos või ma saadan pakiga, kuidas sul mugavam on, oleneb, kus sa asud Eestis või välismaal. Aga väga tore ja väga-väga inspireeriv kuulamine oli ka minu jaoks ja ma loodan, et igaüks sai täna vähemalt ühe mõtte või mõttesid kaasa, mis andis kinnitust või siis nagu julgust oma rada veidi rahulikumalt ja sihipärasemalt edasi käia. Ja ma arvan, et tõmbame siis tänaseks otsad kokku ja ütlengi, et aitäh kõigile, kes kuulasid ja vaatasid meid ja kohtume juba järgmisel Naiste ettevõttes juttude laivis. Ja ma julgustangi teid tegelikult kõiki võtma siis asju omas tempos ja toimetama iseendaga kooskõlas. aitäh sulle. Aitäh! Tšau. Tšau! Ilusat suve.